tere tulemast hommikupalvele. Ma alustan hommikupalvust piibli tekstiga ja loen psalmide raamatust. On siin mõned lehed kortsu läinud. Ja ma loen kuningas Taaveti siis palve või laulu, mida ta siis südameahastuses nagu hüüdis Jumala poole ja kirja pani. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda. Kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda. Pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust. Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on mu ema saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks. Pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma vale mu pattude eest ning kustuta kõik mu paha teod. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Siit jätkub ka veel. See on Taaveti hüüe Jumala poole peale seda, kui ta oli Jumala eest tugevalt eksinud ja tees ka inimestele kurja. Ta oli vaadanud ühe naisterahva peale, kes talle meeldis ja keda ta siis ihaldas ja ta kutsus, ta oli kuningas, ta kutsus selle naise enda juurde ja ta magas temaga, aga see oli kellegi teise naine. Ja et see patt avalikuks ei tuleks, siis ta saatis selle mehe või käskis siis sellel mehel minna sõtta ja ta pani selle mehe siis esirindele, et ta kindlasti surma saaks, et ta saaks oma pattu kinni mätsida. Aga kui see mees oli surma saanud, siis Jumal oli rääkinud ühe inimesega, siis prohvetiga ja saatis selle prohveti siis kuningas Taaveti juurde ja kuningas Taavetile ütlema, et sa oled eksinud minu vastu, et sa oled väga palju kurja teinud ja tegi teatavaks talle, et siis Taaveti süü, et see on avalik. Ja Taavet siis sai aru, et ta on eksinud ja ta tugevalt kahetses selle kahetsuse ajal, ta kirjutas need sõnad, mida ta on siia kirja pannud ja palub, et Jumal ära heida mind oma palge eest. Ja see oli väga suur eksimus, mida ta oli teinud. Aga see, mis ta head tegi, oli see, et ta pöördus oma eksimusest, ta kahetses kurja, mida ta oli teinud ja ta pöördus Jumala poole, et teha nüüd edasi, parandada või kahetseda ja nüüd teha nii, kuidas Jumal õigeks peab. Seal sündis ka laps. Laps suri selle tagajärjel, et ta selle pattu oli teinud. Aga Jumal andis armu ja ta ütles, ma annan sulle andeks sinu süü ja Jumal saab kõik pöörata heaks. Ja ka kui see mees oli surnud, siis ta võttis selle naise endale naiseks, siis Taavet. Ja selle naise siis teine laps Taavetiga, temast sai siis maailma kõige targem inimene. Temast sai siis Taaveti järglane, kui Taavet suri. Taaveti poja nimi oli siis kuningas Saalomon. Kuningas Saalomon oli siis ka see, kes ehitas Jeruusalemma templi ja tema tarkust käidi vaatamas üle kogu maailma ja talt küsimas nõu, et kuidas mingites olukordades käituda. Et ükskõik, mida me oleme elus teinud või kui palju kurja, siis on meil võimalus pöörduda sellest kurjast ja kahetseda ja pöörduda Jumala poole, paluda Jumala, et Jumal näita sina, kuidas ma peaksin elama, et see oleks sulle meelepärane. Ja Jumal saab meie tehtud vead teha õnnistuseks, et me ise õpime sellest ja saame teisi ära hoida nendest samadest vigadest.
ja meie vead võivad tulla meile kasuks või kogu ühiskonnale, et ära hoida siis teisi nendest samadest vigadest või välja päästa. Aga ma lähen nüüd edasi laulude juurde. Laulud, mis ma saatsin teile, vaatan siin. No. Esimene laul on siis Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogu tuum. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogu tuum. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Armas laul, mida me kodus ka laulame ja lapsed laulavad. Jeesusele kuulub siis kõik meelevald, taevas kui maal. Ja rohkem korraga ei maksa võtta, on järgmine laul. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Olen õnnelik, ei ta mind jätta, kõikjal saadab pinta armupilt. Tahan tõotanud ikka muret kanda, igal ajal oma laste eest. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda eest. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Isa sülle tahan mulle maata, tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia
südamest loodame, siis laulusõnad ütlevad, et ei ta meid unusta ka. Lähen nüüd loo juurde. Eile saatsin teile loo Saksa pastori Emil Frommeli mõtiskluste kohta. Et kui issand su elupuud raputab ja sellelt lehed poetab, tahab ta, et läbi selle paremini päevapalvudust näeksid. Ja kui me elus on raskus, mis surub meid mere põhja, siis selleks, et leiaksime sealt väärtuslikke pärleid. Tõenäoliselt suurem osa inimesi, võib-olla isegi kõik igatsevad elada õnnelikku ja muretut elu, kus neil ei oleks raskusi, vaeva ja valu. Me tahaksime, et meil oleks kõik vajalik olemas, et see tuleks meile kiiresti ja valutult. Siiski tuleb tunnistada, et kerge elu ei too õnne. Meie põlvkond elab maailmas, kus on palju rohkem mugavusi, hüvesid, kaubaküllust ja jõukust, kui on olnud paljudel eelnevatel põlvkondadel. Siiski ei saa öelda, et me oleksime tänu sellele õnnelikud. Kõigele vaatamata tunnevad inimesed rahutust, tüdimust, jõuetust, kaotavad isegi sageli eluisu. Piibel ütleb, et igaks asjaks on oma aeg. Koguja raamat kirjutab. Igale asjale on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Aeg otsida ja aeg kaotada. Aeg hoida ja aeg ära visata. Aeg rebida ja aeg õmmelda. Aeg vaikida ja aeg rääkida. Aeg armastada ja aeg vihata. Aeg sõjal ja aeg rahul. Ka meie elus on erinevad ajad. On aeg pärleid otsida ja pärleid kasutada. Pärlid on väga hinnalised asjad, mis on enamasti peidus ja mille leidmine ei ole lihtne. Eriti kuna palju on ka karda, mis särab ja näib hinnalisena, kuid on tegelikult väärtusetu. Me võimegi elada oma elu nii, et kõige väärtuslikum, mis teeb tõeliselt õnnelikuks, jääb märkamata ja leidmata. Hinnaliste tarkuste, kogemuste ja suhete leidmise aeg on sageli just kõige valusamatel, raskematel, keerulistematel aegadel. See on sageli tõeliste pärlite leidmise aeg. Tõelised pärlid sünnivad merekarpides, kus molluski pehmed koed hakkavad karbi sisse sattunud võõrkeha ümber ehitama kaitsekihti. Kiht kihi haaval moodustub kaunis ümmargune pärl. Niimoodi võivad ka eluraskused ehk meie ilusa elu võõrkehad tuua pärleid meie ellu, muutes ka meid ennast väärtuslikumaks. Raskustes olla on ebamugav. Tahaks põgeneda, otsida süüdlast, mõnikord isegi ennast hävitavalt käituda. Ka mõned merekarbid hoopis surevad, kui võõrkeha neisse satub. Meilgi võib olla tunne, et me ei pea selle raskuse all vastu, mis meie õlule on langenud. On raskuseid, mida me ei peakski kandma. Vastutust kellegi teise elu eest või muid raskusi, mis ei ole meie jaoks mõeldud. Me võime nendest loobuda, aga on raskusi, mis meil tuleb üle elada. Ja samal ajal koguda pärleid, lasta valul avardada meie südant, lasta kaotusel õpetada meid hindama suhteid, õpetada meid hindama seda, mida ei saagi kaotada ja väärtusi, mida keegi ei saa meilt võtta. Piiblis on kirjas, ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Jumal kutsub meid kõiki enda juurde. Ta soovib meile kõigile parimat elu. Ja ükskõik, milline on meie iseloom, välimus, tervislik seisund.
ta tahab meisse kõigisse istutada pärleid. Oleme tema silmis väga hinnalised ja suure potentsiaaliga. 1982. aastal sündis Austraalia linnas Melbourne'is Jugoslaavia serblaste immigrantide perre üks beebi, kellel oli väga haruldane sündroom, mistõttu polnud tal ei jalgu ega käsi. Tal oli vaid ühe jala asemel üks selline käelaba. See oli kõik, mis tal oli. See mees on Nick Fuitsi, Ameerika-Austraalia evangelist ja motivatsioonikõneleja, kes on mõjutanud tuhandete inimeste elusid. Vaatamata oma üliraskele füüsilisele puudele elab ta täisväärtuslikku ja õnnelikku elu. Ta on õnnelikus abielus, tal on 4 last ning ta on hinnatud kõneleja. Just tema puue muudab tema sõnumi eriti veenemaks. Iga inimene, kes teda kuulab, peab tunnistama, et tal ei ole ühtegi põhjust uskuda, et ta oleks ebapiisav, ebatäiuslik ja liiga halbade eeldustega, et elada imelist elu, mille Jumal on tema jaoks määranud. Nick on leidnud oma elus pärli ja Jumala abiga, olles uuesti sündinud kristlane ja usaldanud oma elu Jumala kätte, elab ta parimat elu ja julgustab sellega ka teisi. Kui me usaldame oma elu Jumala kätte, kui me teeme tema tahet, siis ka kõige raskemates, kõige pimedamates olukordades tuleb kõik meile kasuks. Mitte miski ei saa meid siis maha rõhuda. Ja jääme palvele. Jumal, aita meil näha neid pärleid, mille sina meie jaoks ja meie sisse oled pannud. Aita meil usaldada sind, teha sinu tahet ja olla ka raskustes sinule ustavad. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Ja laulame nüüd ühe laulu, lõpulaulu, mida me peaaegu alati laulame. Oma rahu annan teile. Oma rahu annan teile, oma rahu jätän ma. Ei maailm või rahu anda, oma rahu jätän ma. Oma rahu annan teile, oma rahu jätän ma. Ei maailm Jeesuselt on meil võimalik siis rahu saada. Ja jääme nüüd palvest ja palun meie isa palve, siis ma annan edasi õnnistuse. Meie isa, kes oled taevas, pühistatud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.